Üks kiire ülevaate ja kokkuvõtte video ruutvõrrandiga seotud arvutustest. Ruutvõrrandil on alati ruutliige, võivad olla lineaarliige ja vabaliige. Ruutvõrrandi lahendamise käigus leiame kaks väärtust x-ile, x1 ja x2. Seda tuleb üldiselt ette kahes kontekstis. Esiteks, kui ülesandes on vaja leida x ja pärast liikmete korrastamist tekib meil ruutvõrrand, üks nendest variantidest. Teiseks, kui me joonestame ruutfunktsiooni parabooli parajasti graafikule ja me tahame teada, millistes punktides see lõikab x telge, ehk milliste x-i väärtuste juures on y väärtus 0. Vastavalt olemasolevatele liikmetele võib meil olla ruutvõrrandist 3 varianti. Esiteks, täielik ruutvõrrand. Sellel on kõik 3 liiget olemas ja seda me lahendame valemi järgi. Mittetäielik ruutvõrrand, kust on puudu vaba liige C. Selle lahendamiseks me toome x-i sulgude ette. Üks lahend tuleb alati 0 ja teine lahend tuleb see, mis sulgude sisse jääva osa lahendiks 0 annab. Ja kolmandaks, mittetäielik ruutvõrrand, kust on puudu lineaarliige bx. Selle lahendamiseks me viime vabaliikme teisele poole. Jagame mõlemad pooled x ruudu ees oleva kordajaga ja võtame saadud tulemusest ruutjuure. Ilma lineaarliikmeta tulevad mõlemad x-id samade absoluutväärtustega. Ruutfunktsiooni joonestamiseks on tavaliselt vaja leida ka parabooli haripunkt. See koosneb kahest sammust. Esiteks leiame selle x väärtuse. Kuna parabool on sümmeetriline, siis lihtne ja intuitiivne on see leida äsja leidnud puutepunktide x1 ja x2 aritmeetiline keskmine võttes. Nüüd, kui puutepunkte pole kas teada või pole olemas, mis võib ka juhtuda, tuleb kasutada antud valemit. Ja haripunkti y väärtuse leidmiseks tuleb lahendada algne võrrand, asendades saadud x koordinaat algsesse valemisse x-i asemele ja arvutada just sellele vastav y.